President Abdurrahman Mohammed Abdullahi, Somaalimaa Vabariigi president, mul on au täna teiega koos olla. Suur tänu, et leidsite aega minuga kohtumiseks. Suur tänu. Härra president, see on olnud tõeliselt ajalooline visiit, mitte ainult siia Iisraeli, vaid ka esimese saatkonna avamine Jeruusalemmas. Mida tähendab see hetk Somaalimaa jaoks pärast enam kui 3 aastakümne pikkust ootamist ametlikku tunnustust? Minu visiit oli esimene riigivisiit üldse Somaalimaa presidendi poolt ükskõik millisesse riiki maailmas. See ise on juba ajalugu. Ja Somaalimaa esimese saatkonna avamine Jeruusalemmas on samuti suur sündmus minu rahva ja minu enda jaoks. Ja see kinnistab või rõhutab kasvavaid suhteid Iisraeli ja Somaalimaa vahel. Ma tean, et see on teie esimene ametlik visiit, kuid enne ametlikku tunnustamist toimus Välisministeeriumi kaudu salajane visiit Iisraeli. Kuidas see aitas sillutada teed selleni, kus me täna oleme? Ma arvan, et see oli aluseks sellele, mis täna toimub. Ja see on normaalne. Salajasi ohverdusi tehakse kõigis maailma riikides. Miks oli Iisrael esimene riik, kes tunnustas Somaalimaad? Mida näeb Iisrael, mida teised riigid pole veel märganud? See pole midagi imelikku. Nii et Iisrael oli esimene riik, kes tunnustas Somaalimaad 26. juunil 1960. Ja taas on see esimene riik, mis tunnustab Somaalimaad 26. detsembril 2025. Ma arvan, et Iisraeli valitsuse poliitika põhineb realismil ja tegelikkusel. Pärast Iisraeli, kes on järgmine? Kas teil on olnud mõne riigi poolt kinnitusi, et nad tunnustavad Somaalimaad? Meil on nimekirjas palju riike, kuid mitmetel põhjustel ei soovi me neid praegu avalikustada. Kui kiiresti me räägime? See võib olla varsti. Kas teil on avatud suhtluskanalid president Trumpiga Ameerika Ühendriikides, kui räägime tunnustamisest? Tema diplomaatiliste kanalite kaudu oleme avanud kanalid, jah. Teised riigid selles piirkonnas, Etioopia, Araabia Ühendemiraadid, Keenia, kas need riigid on praegu Somaalimaa jaoks kõige suurema prioriteediga? On küll, ja me oleme ka nende jaoks kanalid avanud. Ma ütlen, et eraldunud piirkondade tunnustamise puhul näitab ajalugu, et tavaliselt seab Aafrika Liit selles osas esimese pretsedendi. Kas Somaalimaa kasutab Aafrika Liidu kanaleid, et saada ametlikku tunnustust? Ma tahan parandada sõna eraldunud. Me ei ole lahku löönud riik. Meist sai suveräänne riik 26. juunil 1960. Ja Mogadishu sai iseseisvaks 5 päeva hiljem. Nii et me oleme vanemad kui Mogadishu. Me oleme vanemad kui Somaalia. Me oleme vanemad kui Keenia. Me oleme vanemad kui Uganda, me oleme vanemad kui Eritrea ja võib-olla pooltest Aafrika riikidest oleme meie vanemad. Väga rikkalik ajalugu Somaalimaal. Jah, islaamiusuliste enamusega riigina avada esimene saatkond Jeruusalemmas. Mis pani teid selle otsuse langetama? Ja kas te muretsete mõne Araabia riigi vastureaktsiooni pärast, kuna avasite saatkonna Jeruusalemmas? Me ei muretse üldse võimaliku vastureaktsiooni pärast. See on otsus. Me tegime selle otsuse ja jääme selle juurde igavesti. Miks selline otsus? Sest Iisrael oli esimene riik, kes meid tunnustas. Ja tavaliselt avatakse saatkonnad riikide pealinnades siis, kui riigid üksteist tunnustavad. Praeguseks on nii Palestiina omavalitsus kui ka Somaalia mõlemad kritiseerinud teie praegust visiiti Iisraeli. Kuidas te vastaksite nende kriitikale? Ma arvan, ma olen kirjutanud kirja Somaaliale ja 192 teisele riigile 17. mail 25. Ja Iisrael oli ainus riik, kes vastas minu palvele. Nii et ma andsin neile võimaluse tunnustada Somaalimaad. Nad ei saanud seda võimalust
mida Iisrael tegelikult Somaalimaale peale tunnustamise annab? Räägime siin konkreetsetest asjadest. Tehnoloogia, põllumajandus, vesi, julgeolek. Mida Somaalimaa sellest suhtest saab? Ma usun, et Somaalimaa saab sellest suhtest palju kasu. Põllumajandus, vesi, tervishoid. Samuti ravitakse sel nädalal Iisraelis 8 last, kellel on südamepuue. Vau, uskumatu. Jah. Mis puudutab julgeolekut, siis kas Somaalimaal saab olema Iisraeli sõjaväebaas? Praegu mitte. Aga tulevikus? Ma ei saa välistada. Kas te näete siis Somaalimaad partnerina Houthide vastu võitlemisel Punases meres ja muu Iraani mõju vastu? Millised ressursid on Somaalimaal tegelikult olemas, et selle veeteedele suunatud ohuga võidelda? No, Somaalimaa ei tungi kellelegi kallale. See ei ole kellegi vaenlane, kuid tal on õigus end kaitsta. Kõigi võimalustega, mis tal on. Aga kuidas on selle rahvusvahelise veetee kaitsmisega? Meil on rannikuvalve ja me otsime abi oma sõpradelt, et suurendada meie rannikuvalve võimekust. Kas see on üks argumentidest, mida te teistele riikidele esitate, kes kaaluvad Somaalimaa ametlikku tunnustamist? Jah. Aga kuidas on Somaalimaa kodanikega? Mida nemad sellest hetkest võidavad, kui Jeruusalemmas avatakse lõpuks saatkond? Esiteks võidavad nad selle, et me saime lõpuks tunnustuse, mida olime 35 aastat taotlenud. Samuti saame me suhte partnerluse põllumajanduses, veemajanduses, tervishoius ja julgeolekus. Kas Iisraeli ja Hargeisa vahel hakkavad toimuma otselennud? Muidugi. Ei, mingeid kõhklusi ega piiranguid ei ole. Kui kiiresti sa arvad, et me võime seda oodata? Väga varsti. Me kuuleme, et mõned iisraelased kogevad raskusi Somaalimaale reisimisel, kuna neil on probleeme viisade ja Somaalia piirangutega. Kui tõsine see probleem on ja mida tehakse selle lahendamiseks? Jah, ma tunnistan, et praegu on välismaalastele, kes tulevad Somaalimaale viisadega probleem, kuna Somaalia nõuab viisat. Aga see on probleem ja me tegeleme selle lahendamise. Mida see siis tulevikus tähendab iisraellastele ja somaalimaalastele, kes tahavad nende kahe riigi vahel edasi-tagasi liikuda? Koos meie sõprade ja Venemaa lennundusorganisatsioonidega, kes vastutavad lennunduse eest, loodame sellele probleemile lahenduse leida. Aga Babari raport. Kuidas see mõjutab Somaalimaa rolli võimaliku piirkondliku kaubandus- ja logistikakeskusena selles piirkonnas? Berbera on traditsiooniliselt olnud logistiline keskus. See on väga kuulus sadam. See asub väga strateegilises kohas ning on väravaks Etioopiasse ja paljudesse teistesse Aafrika sisemaa riikidesse. Nii et Berbera tähtsus on nüüd kasvanud tänu kaubateedele, mis sealt läbi lähevad ja paljud riigid peavad Berberat väga strateegiliseks kohaks. Ja nad tulevad, nad teevad meiega kaubandust ning loodetavasti see suureneb. Milliste riikidega te loodate neid partnerlusi suurendada? Ameerika Ühendriigid, Araabia Ühendemiraadid, Iisrael ja paljud teised riigid. Kas teil on kindlust, millal mõned neist partnerlustest võivad muutuda sisukamaks? Mõned on juba alanud, need kasvavad ja teised liituvad samuti. Härra president, vaatame tulevikku. Jah. 1 aasta hiljem, mis muudaks Iisraeli ja Somaalimaa suhte teie jaoks edukaks? Aasta pärast loodan, et suhe areneb. Koostöö suureneb. Me teeme koostööd põllumajanduses, veemajanduses, maavarade vallas, loomakasvatuses, merevarade kasutamises, kaubateede vallas ja tööstuses. Seega loodan, et me tunneme aasta pärast erinevust. Mis on siis teie sõnum neile riikidele, kes keelduvad endiselt Somaalimaad tunnustamast? Minu sõnum on selge. Palun liituge enne, kui on liiga hilja. Mida te mõtlete sõnadega liiga hilja? Liiga hilja tähendab, et nad kaotavad võimaluse, mis teil täna on.
võimalused, mis teil on, kaovad täna. kui nad ei liitu, siis see, kes esimesena tuleb, saab parima võimaluse ja parimad šansid selle koostöö jaoks. härra president, Mahatsaanid, suur tänu. Pole tänu väärt. suur tänu. Aitäh!